Tere tulemast vaatama energiameditsiini. Igal aastal tabab väga paljusid meist nohu. Aga nohu ei ole mitte midagi muud kui toksiinide väljutus. Need toksiinid tekivad meie kehasse negatiivsetest mõtetest, allasurutud tunnetest, nagu hirm, viha, solvumine. Ja keha, olles nendest toksiinidest ääreni täis, tal ei jää muud üle, kui lihtsalt siis neid väljutada läbi nohu. See nohu tekib selle tõttu, et meie organisüsteemis, meridiaanisüsteemis teatud meridiaanid, kops ja jämesool, mis vastutavad limaskestade eest ja lahti laskmise, loovutamise, väljutamise eest on läinud häiresse. Ja tihti on nii, et see tasakaalu koht on nii piiri peal, et piisab väikesest tõmbetuulest või külmetusest ja juba me olemegi haiged. Selleks, et mitte haigeks jääda, tuleb õigeaegselt toniseerida meie energiasüsteemi. Täna näitan, kuidas toniseerida jämesoole ja kopsumeridiaani selliselt, et lükata edasi või ära jätta nohu, mis just on sinu juurde saabumas. Kõigepealt nimetissõrmedega hõõru tugevasti, täitsa tugeva jõuga oma nina väliskülgesi. Ise samal ajal proovi hingata sisse ja välja, ninast sisse, suu kaudu välja. Või tööruda niimoodi 10-15 sekundit, et tunned, et nahk läheb tuliseks, et veri tuleb siia piirkonda. Siis pane risti oma keskmine sõrm üle nimetissõrme. Keskmises sõrmes asub meil südame-isanda meridiaan ja selles nimetissõrmes tuleb jämesoole meridiaan, mida me hakkamegi toetama. Südame-isanda meridiaan on väga tugeva energiaga, mis aitab tõmmata jämesoole energia käima. Nüüd niimoodi risti. Paneme need sõrmed siia nina kõrvale, kus on jämesoole meridiaani teine ots ja hoiame. Ise samal ajal hingates, sest hingamine toob värsket energiat energiasüsteemi ja aitab kõik toksiinid liikuma. Samal ajal võid sa toetada veel põidlad siia kopsumeridiaani alguspunktidesse. Kopsumeridiaani lõpupunkt ongi põidla küüne välisserv. Kui sa need punktid omavahel ühendad, siis sa tekitad nii jämesoole meridiaani ringi kui kopsumeridiaani ringi, toniseerides niimoodi tervikuna Hiina meditsiini mõistes metallielemendis olevat kahte meridiaani, kopsu ja jämesoolt, mis vastutavadki limaskestade tervise eest. Ja kui nendes meridiaanides energia väga hästi liigub, siis sa oledki terve. Siis sa suudad ära hoida läheneva nohu. Selle harjutuse lõpetuseks võid veel nii-öelda järelharjutusena panna oma nimetissõrme risti üle põidla mõlemal käel. Ma loodan, et on näha. Niimoodi. Ja lihtsalt hoida minut paar, siis vahetada niimoodi, et paned põidla üle nimetissõrme ja jälle hoiad paar minutit. Sellega me aktiveerime ja toniseerime kordamööda kopsu ja jämesoole meridiaani, hoides seda energiat pidevalt liikumises, et tekiks energeetiline harjumus, hoida toksiinide väljutav süsteem pidevalt töös ja nohu eemal. Suur tänu vaatamast. Kohtumiseni!